tegemist ja mm, me oleme endiselt olemas. ma arvan, et viimasest laivist on mingi kuu aega möödas umbes. mm. -hmm. Siis põhimõtteliselt alustame siis kõige suuremast uudisest, milleks on see Epsteini värk, eks ju, niimoodi. ma ütlen kohe ära, mind jätab see Epsteini asi täiesti külmaks, ma ei ole sellest grammigi šokeeritud. mul on niimoodi, et ahah, what else is new, Mhm. et mul nagu täiesti pohhui. nii, ja ma saan aru, et enamus inimesed on täiesti närvis või? no seal on pigem see, et väga paljud nagu normid ehk siis mainstream inimesed nüüd esimest korda nagu kuidagi teadvustavad seda teemat ja siis mõned on päris närvis, ma isegi noh, USA-s on see eriti, aga ma isegi Eestis näen, et on inimesi, kellel see täiega tekitab ärevust ja nad jälgivad seda ja nad on nagu mingi, et what the hell nagu. ja siis on need, kes sellest teavad nagu juba ammu ja siis nad mingi ahah, okei Sest et vaata, David Icke kirjutas sellest umbes 30 aastat tagasi okay. äh,. No, lisaks sellele Epstein ju juba mõisteti süüdi esimest korda 2008 minu meelest. mm, No selles suhtes, et see kogu see Pedo Island ja kõik need teised teemad on ju noh, väga tugevalt olnud ikkagi esil juba mingi 15 aastat. mm, Nendest sellest Epsteini teemast me tegime ühe kaheosalise artikli mingi 5 aastat tagasi, mm. kus oli Epsteini ja Bill Gatesi ja mingi igast asjad sees on ju. et noh, ma ei tea. okei, see on see jah, üks teema, et kui see on olnud reaalselt 30 aastat on olnud, on sellest kirjutatud, nüüd huvitav. oota, ma korra küsin, kas see hääl on olemas, kõik toimib nagu, kas sa proovisid seda? ma usun küll ja Niki siin kirjutab, eks need failid on lihtsalt üks vaatus etenduses. Ja sul on täiesti õigus, Niki. ma tahtsingi siia jõuda, et minu arust suurem küsimus on nagu hoopis see, et miks see nagu avaldati, sest et mitte keegi neid otseselt ei palunud. selles suhtes, et nii-öelda meiesugused lamemaalased rääkisid sellest, eks ju, no ei kuidas noh, öelda, selles, jah. ma lõpetan ära, Mhm. et nii-öelda need täitsa nii-öelda need OG-d nagu David Icke ja need, nemad rääkisid sellest 30 aastat tagasi. nii, alternatiivmeedia on sellest rääkinud vähemalt 5 või kui mitte rohkem aastaid, eks ju. no nii üle 10 tegelikult, sest et vaata UK-s on olnud ka need väga palju need pedoteemasid, millest me oleme kirjutanud. ja, nii, ma pean silmas seda, et vaata, Trump, kui ta kandideeris, eks ju, siis ta ütles, et ta avaldab need esimesel päeval sisuliselt, eks Mhm. ju. nii, siis ta sai sinna pulti ja siis hakati venitama. vaata, ja seal on niivõrd palju tahkusi, vaata. esiteks öeldi, alguses öeldi see Pam Bondi, see, kes näeb välja nagu pornostaar, nimi on ka pornostaar, mingil põhjusel on seal mingisugune, kes iganes ta funktsioon seal on. see tšikk ütles need dokumendid minu laua peal, ta ütles aasta tagasi, et järgmine nädal avaldame. nii, siis see kadus ära, öeldi oi-oi, need kadusid ära, mingi teema on. siis hakkas Trump keerutama, et miks te seda tahate, miks te sellest endiselt räägite. siis avaldati mingisugune dokument, kus eelmine aasta, umbes aasta tagasi, Mhm. kus enamus asjad välja võetud ja kutsuti mingi 5 või 6 mingit TikToki mingid influencer'id sinna ja siis nad tantsisid nendega. Mhm. mõtle, kui huvitav, vaata, sa avaldad dokumenti, mis kirjeldavad kõige rõvedamat asja üldse ja need tantsivad, tehakse mingeid pilte sellest ja videoid, eks ju. esiteks juba see on täiesti kummaline. nii, anyways, siis aasta aega keerutati, Trump ütles, et see on täiesti mõttetu, miks te raiskate sellega aega, ta isegi sõimas mingisugust ajakirjanikku seal pressikonverentsil, et sa oled see kuradi liberaalne mingisugune idioot, sisuliselt ütles, et sa ja et küll. liberaalid tahavad neid, kuigi tegelikult ta ise lubas oma jah, valijatele, et eks ta ju, need avaldab. tüüp nagu mõnitas aasta aega, et te olete kõik idioodid, miks te neid küsite. nii, nüüd anti need välja, eks ju. Mhm. nüüd küsimus on, miks need välja anti, sest otseselt neid keegi nii väga ei palunud. Trumpi fännid ütlesid, neid polegi vaja, eks ju, et kui Trump ütleb, et see on mõttetu, siis on mõttetu, eks ju. nii, no liberaalid võib-olla natukene nagu küsisid neid, aga otseselt ega ei keegi. no tegelikult ikka väga paljud inimesed tahtsid, et need avaldatakse. no okei, natuke käidi pinda, aga ütleme, et kui nad ei oleks avaldanud, mitte midagi oleks teisiti nagu. see, et nad nüüd avaldasid selle, see tähendab, siin on mingi agenda on siin taga, eks ju. nüüd minu jaoks on veel see, et kui nagu kõik räägivad sellest ja kus see on veel eraldi teema, mingid inimesed saavad mulle neid kirju ja kõiki linke ja värke. ma reaalselt arvan, et paljud inimesed arvavad, et mina ei tea, mis asi on internet. see kogus, kui palju mulle seda jama on saadetud, see on täiesti ebareaalne nagu. aga tuleme siis ikkagi selle juurde, miks nad avaldavad seda niivõrd detailselt, nii et kõigile saaks näha, sellepärast et inimesi šokeerida, kuidagi viia see jama täiesti alateadvusesse. ja siin võib ka olla see, et mis see, et need inimesed ära sensiteerida või mis see sõna on, vaata,
kui sa saad, kasvõi see, kui sa vaatad liiga palju pornot, siis lõpuks pole üldse vahet, mitu auku seal täis no topitakse. tuimestatav eks ju, asi, et nagu, et jah. mida rohkem, see on põhimõtteliselt nagu TikTok, vaata, eks ju, et sa lihtsalt kogu aeg oled see stiimul peal, siis lükkadki nagu sekundiga juba neid videoid edasi, sest sul on Mhm, kõigest täiesti mhm. pohhu, eks ju. no lisaks sellele seesama Pam Bondi, kes on vist peaprokurör või kes ta on, siis tema ju ütles, et aa, et kui me nüüd hakkaksime kõiki neid inimesi vahistama, kes siin on välja toodud, et siis meil ei oleks enam valitsuses kedagi või seal riigiorganites, et siis meie riik kukuks kokku nagu. ja, no eks vaata, nüüd tuleme selle asja juurde ka, vaata, iga vähegi selge mõistusega inimene, ütleme, kellel natukenegi IQ-d on, kõik teadsid, süsteem on täiesti perses, kõik teadsid, kõik need poliitikud, ükskõik mis erakonnad, kõik Mhm. inimrämps sisuliselt, see ei ole mitte kellelegi üllatus nagu. see, et nad nüüd selle täiesti välja tõid, eks ju, siin peab mingi täiesti agenda peal olema. jah, no ja siis lisaks on veel väga naljakas vaadata seda, kuidas äh, Trumpi fännid on ju raiuvad, et jaa, Trump ei ole kunagi seal Pedo Islandil käinud ja see oli ta parim sõber mingi 10 aastat. ja noh, see ongi nii, et esiteks, kuidas saad sa nii kindlalt väita, siis on niisugune väide, et kui Epstein käis seal Trumpi golfiklubis, siis ta seal ahistas neid töötajaid ja siis Trump viskas ta sealt klubist välja. Umbes nagu, et meil ei olnud aasta aega võimalik neid dokumente ümber kirjutada täpselt nii, nagu me ise Mhm. tahame nagu. ja, ja siis noh, siis ma mõtlen, et okei et Trump on üldse nagu see täis karsklane ja kõik need asjad on ja ju. muidugi on. Ja siis ma mõtlen, et okei, et kas sa ei mäleta, et Trump oli see grab him by the pussy Ja. tüüp, on ju, Mhm. kes rääkis sellest, et oo, kui ma näen kedagi ilusat, siis ma kohe tahan teda suudelda ja ma suudlengi sellepärast, et need kõik need tüdrukud on umbes sellised, et kui sa oled kuulus inimene, siis sa võid mind katsuda ükskõik kuidas ja siis ma nagu grab them by the pussy, on ju. see Et nii, mees, kes räägib sihukest juttu, sa reaalselt arvad, et ta nagu kaitseb naisi või ma ei tea. no nagu me oleme rääkinud, see Trump on see ususekt, seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet, mida ta teeb, tema fännid ülistavad teda. Mhm. mina arvan ilma naljata, kui Trump ütleks, et sa pead endal näpu otsast ära lõikama, siis pool Eestit lõikaks enda näpu otsast ära. kõik need noh, EKRE fännid ja pool Eestit no vist mitte, ütleme, aga 100 000 inimest lõikaks enda näpu otsast ära, kui Trump ütleks, sa pead seda tegema. päriselt, ma ilma igasuguse naljata, ma siiralt arvan seda. aga üks teema veel. mina nägin sihukest numbrit, et olemas on Epsteini fail 3,5 miljonit lehekülge. mhm. nüüd, kas on üldse võimalik toota nii palju lehekülge, esiteks? see number minu jaoks, see on niivõrd suur number, et ma ei taju seda enam. Mhm. et kas ta on 3 miljonit või 50 miljonit, 100 miljonit, miljard, sellel ei ole reaalselt mitte mingit vahet nagu. et ja isegi kui seal on 100 000 dokumenti, kes see reaalselt nüüd läbi loeb nagu? mul on reaalselt sihuke tunne, et nüüd viimane aasta aega nüüd see ChatGPT või Claude või kes iganes nüüd koostas selle Epsteini nimekirja, siis anti seal ette ja kirjutati paar lauset head Trumpi kohta ja nüüd need inimesed nagu täiesti debiilsed lambad, oo jess, oli ka nüüd niimoodi on, täpselt sihuke mulje jääb. ma ei tea, see on kõik nii jabur ja ja nüüd üks põhjus veel, miks mind täiesti külmaks jätab, on see, et tuginedes sellele, mida me oleme kogenud viimastel aastatel, me kõikide kodudes, ütleme kõikides riikides viidi läbi ajaloo suurim inimsusevastane kuritegu ja kõigil on täiesti pohhu, nagu keegi isegi ei mäleta, kõik valivad neid samu tüüpe Eestis kui välismaal, noh, seega ma arvan, et mm, poole aasta pärast keegi seda Epsteini enam ei mäleta ka. täpselt sihuke no tunne või jääb. kui mäletab, siis seal jah, võib ka olla, et selle noh, vaata siin taustal on ju see digi-ID, ja, VPN-ide keelamine, kõik see on ju, et see pigem on niimoodi, et see kontrollühiskonda nagu niimoodi mhm. kõik keskenduvad nendele Epsteini failidele ja lõpuks inimesed ütlevadki jaa, et kuule, see on nagu nii suur võrgustik ja me vajame nende eest kaitset. et palun kontrollime kõik ja see digi-ID ja kõik need asjad, et need aitavad meil olla turvalisem, kaitseme kõiki nagu. et eks ta niimoodi nagu natukene on. ja. et jah. mul on siin telefonis mingid märkmed, ma korra vaatan asjad, mis ma tahtsin täna läbi käia. meil oli hiljuti see Telegrami sünnipäevaseminar, kus meil oli külas või siis üks osaline oli David Icke. nüüd huvitav teema oli see, et kui me pärast seda konverentsi
ma lasin teha subtiitrid ja me kasutasime selleks ChatGPT abi, eks ju, need automaatsed subtiitrid, ma käisin need kõik üle, et noh, vaadata mingid Mhm. nimekirja pildid ja asjad, et oleks korras. aga seal juhtus sihuke asi, et mingi hetk David puudutas koroonapettust ja siis see koht, kus ta hakkab koroonast rääkima, siis ChatGPT pani siukse hoiatuse mulle, no mitte mulle, see, kes meil neid kokku lõikab, et jaa, et siin on valeinfo ja me ei saa subtiitreid tõlkida nii, nagu inimene räägib. ja siis nad tegid ise oma subtiitrid nagu. Ja ütles ja, et see videos inimene väidab ekslikult, et blablabla, bla, 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 aga tegelikult oli nii. et me ei saa enam subtiitreid ka tõlkida nagu, et tüüp hakkab. aga naljakas on nagu see, et ta ju rääkis seal enne teistel teemadel ka olla nagu noh, reaalselt nagu nendel pedoteemadel ja siis ta isegi rääkis reptiilidest ja kõikidest nendest asjadest, mis noh, nagu sellised väga tüüpilised nii-öelda David Icke-likud teemad, mis on ju valeinfo, aga kõik muu oli okei, kuni jõudis sinna koroonani. Mhm. ja siis ta hakkas parandama neid, ei lubanud teha siis neid õigeid subtiitreid. Et päris kummaline. Mhm. Nagu ikka, siis seda saadet toetab Lumiorav. Teil on võimalus Enda võita pükside. terve kass seda Lumiorava vett, kui sa jagad seda saadet oma Facebooki ajajoonel. Mhm. Ähm, olümpia on praegu, ma saan aru või? jah, Mingid inimesed endiselt jälgivad olümpiat. ja eks see on nagu niisugune noh, meelelahutus ja hasart ja Et minu jaoks on nagu naljakas see, et no mitte naljakas, vaid see on asi, mida ma märkan, on see, et Venemaad vist ei ole olümpial või? Neid ei lubatud sinna, aga USA võib seal olla, Iisrael võib ka olla. ei, ma ei, võib-olla nüüd juba lubati, ma ei teagi, ma ütlen ausalt, ma ei ole üldse jälginud seda olümpiat, oota, ma ei tea. palun guugelda, vaata, küsi sealt kohe, kas Venemaa on olümpial. kui keegi võib-olla teab peast, kui keegi meie siin, kes hetkel on chatis, oskab öelda, kas Venemaa on olümpial. Is Russia in Olympics, näe juba pakub. näed, Venemaa ei ole, eks ju. ja vist jah. jah, nad ei saa Vene selle riigilipu all, nad ei saa seal osaleda. et see on selles suhtes kummaline, et sama asi oli ju F1-s ka. et Mm. kui see Slava Ukraini algas, eks ju, siis sealt F1-st löödi minema ühe tiimi peasponsor, mis see Uralkali mingisugune Venemaa mingi väetisefirma, mingi oligarh, vahet ei ole, eks ju, selles suhtes, et kui nad vaatasid, jah, et Venemaa siin ründab teist riiki, siis ma arvan, et see on isegi mingil määral nagu okei, sihuke asi nagu teha, et lükata see välja sealt ja siis Mhm. muidugi oligarhi poeg, kes sõitis ühest selles sama tiimis ühes autos, see sai ka kinga, eks ju. aga nüüd see, mida Trump teeb, on kordades retsim kui see, mida iganes see Putin seal Ukrainas on kokku no see, korraldanud no kuule, nagu. mis asja saab selles mõttes, et no kõik on sama rets. no see, ei, kui sa nagu no selles suhtes, et vaata, jah, Putin ründab ühte riiki, see Trump ründab nagu järjest on nimekirja nagu tõmbab jah, ma saan aru, jah. no, ja pluss siis see, mis Iisrael teeb kaasas, eks ju, see on Mhm. reaalselt nagu siledaks nagu kõik, eks ju. see on steroidide peal retsim kui see, mida iganes Venemaa teeb, eks ju. mitte, et ma no õigustaks Venemaad, eks ju, aga lihtsalt minu meelest seal vahet pole, see nagu ja okei okay,, vahet ei ole, terror on kokkuvõttes terror, ja kõik on nagu täiesti keda sõimab katalt on jah, seal on ju. eks ju nii, aga miks on nii, et Venemaa ei tohi seal olla, aga need teised tohivad olla? no see on väga rets jah. see on täiesti ja pluss see, et siis kõigil tuleb jumala normaalne ka veel nagu. nagu iga riik, kes kedagi tapab, see võiks ju siis olla võrdsetel alustel jah, bännitud jah, seal. jah. jah. ja pluss veel see, et enamus inimestele, kes nagu jälgivad olümpiat, neil on ka jumala normaalne, muidugi Venemaa ei peakski see olema aga väga okei, et Iisrael ja USA nagu on. kuidas me oleme nüüd siuksesse kohta jõudnud nagu? ja ma saan aru, et pärast kõike seda tapatööd, mida see oranž mees seal korraldab, siis Eestis, see on sisuliselt igal pool mujal ka, kõik need fännid ütlevad, jaa, kõik nii peabki olema, eks ju. me elame täiesti nagu psühhopaatide keskel sisuliselt ju. ja elamegi. ja ja, siis, no. kui teised psühhopaadid ebasündsalt naiste või lastega käituvad, siis on väga halb, aga kui see Trump grab em by the pussy, siis see on Mhm. väga, väga okei. Ma tahtsin korra peatuma ka selle ICE peale, eks ju. Mhm, et seal natuke on juttu, et USA-s võib hakata kodusõda, et seal on mhm, ikka nagu äärmiselt palju nagu avaliku elu tegelasi, kõik ütlevad, et see Trump on kõige hullem president ajaloos. ma mhm. isiklikult arvan sedasama.
mitte sellepärast, mida ta korraldab, vaid sellepärast, kuidas ta on suutnud selle sekti nagu tekitada. ta on täpselt nagu Hitler, et selle reaalselt mitte mingit vahet, mis ta teeb, see sekt täiega kütab kaasa ja ütleb ülikõva, kõik nii peabki olema, et see on täiesti, ei no see see on ongi kõik sihukest. need nagu need sektijuhid, Putinid ja need, mis iganes kõik, kes on sektijuhid. vot ma ei oska Putini kohta nii hästi kaasa rääkida, sellepärast et meil ei ole neid Venemaa, ma ei tea, kas Vene elanikud on nii Putini fännid, vot mul puudub info. aga ma näen selgelt, et Trumpi fännid on no, nii retsid Trumpi fännid, et noh, vaata Trump ise ütles ju, et ta võib seal Times Square'il kellelgi laud välja lasta ja mu toetajad endiselt toetavad mind. ta ütleski siukse lause ju, eks ju. Mm. Mina ei ole oma eluajal sihukest asja kogenud, et diktaator on võimul ja tüübid niimoodi fännavad nagu lääne ühiskonnas. See on Mhm. esmakordne juhus nagu. et selles suhtes mina arvan endiselt, et samamoodi nagu seal paljud USA avalikul elu tegelased, Trump on meie ajaloo kõige halvem president. lihtsalt sellepärast, mida ta suudab korraldada, see nagu need inimesed on reaalselt nagu mingisuguse massipsühhoosi all. no see jah, kui õigustatakse neid ICE tapmisi ja kõiki muid tapmisi, see on ikka rets nagu. ma nägin seal või Iisraeli, kaarti. kasvõi see, noh, see muidugi ei ole seotud Trumpiga, kõik need USA presidendid on väga pro-Iisrael, aga see, et sa nagu õigustad. ja siin Eestis ka meil on ju juhtivpoliitikud, kes ütlevad ja, et peakski need naised ja lapsed maha tapma, sest et lihtsalt nad on nagu ja EKRE tüübid ütlesid niimoodi jah. mm. -hmm. seal ma nägin niisugust kaarti, et seal oli nagu ära toodud värviliselt need osariigid, kus kohas ICE kõige rohkem nagu märatseb. Mm, Need on kõik need osariigid, kus Trump ei valitud nagu, mm, kus on need liberaalsed osariigid, mm, ühesõnaga. mm. see on päris kummaline. väga hull, väga Jaa, hull. päris hull, seal oligi see, vaata, me ei ole kuu aega saadet teinud ja siis ma hakkasin täna hommikul, kui vaatasin kõik oma märkmed üle, mõtlesin, millest nagu rääkida, üks on hullem kui teine, väga rets, mis siin nagu toimub nagu. et kas sul on midagi positiivset siia tasakaaluks nüüd öelda? No positiivne on see, et me saime 48 tunniga kokku allkirjad, mis me kogusime Rail Balticu vastu, see läks Riigikogusse ja Riigikogu juhatus otsustas, et see võetakse menetlusse. mis iganes sellest saab, nagu me teame, rahvaalgatused, noh, enamasti nendega ei juhtu mitte midagi, aga no selles suhtes on vaata, väga oluline anda edasi see sõnum, sest et noh, vaata, mõni ütleb, et sellel pole mingit mõtet, aga teisest küljest jälle ma võin siin kirjutada 10, 20, 100 artiklit Rail Balticu vastu ja Riigikogus ei räägi sellest mitte keegi, aga kui me saadame neile selle rahvaalgatuse, kus on allkirjad all, siis nad on kohustatud sellele tähelepanu pöörama. ja kui juba selline asi on sinna jõudnud, siis on lihtsam edaspidi kõiki neid teisi teemasid sinna viia. ja noh, meie ei ole ju ainsad, on ju, kes selle Rail Balticu vastu räägivad või on rääkinud neid, kas on olemas täiesti nagu noh, neid siis meist targemaid inimesi on ju, teadlasi, ütlen siia vahele ära, et keegi ei ole minust targem ehitusinsenere, keegi ei ole minust targem, meil lihtsalt kõik on targad. ma ei tea, kas kõik on. okei, nali naljaks. ma tahtsin küsida, kuna ma ei saanud ise sellest aru, sellest kirjast, mis mulle saadeti, et et kui seal tuleb see Riigikogus või seal kuskil seal komisjonis see mingi istung või koosolek, siis mina lähen sinna kohale, eks ju, jah, kui petitsiooni jah, autoriks. kui nii, petitsiooni eestvedaja. jah, nii ja ma loodan, et ma ei ole veel Endel Ojaga rääkinud, aga ma loodan, et ma saan majandusteadlase Endel Oja endaga kaasa, sest et vaata, põhimõtteliselt need põhipunktid, mis me seal välja tõime selles Rail Balticus, on see, et nad peavad hakkama reaalselt tõestama oma seda nii-öelda müla. et see vajalikkus ja rahad ja kõik need maavarad ja kõik värgid, sest et ma saatsin ju need küsimustiku ka sellele Rail Baltica sellele juhile või kes iganes seal, Lauri Ulm vist oli ta nimi. ühesõnaga Rail Baltica ametlik pressi see kontakt andis mulle nõusoleku, et küsimused, eks ju, ja me saime ametlikud vastused, milles Rail Baltica ei suutnudki tõestada ära neid asju, mis me tahtsime, mida me küsisime, ehk siis elementaarsed asjad, kust see raha tuleb ja kõik värgid, eks ju. ja siis ta ütles, et tegelikult noh, umbes seda pole vajagi, sellepärast sellel ei olegi mingisugust rahalist väärtust ja see ongi miinusprojekt. ja ta peabki olema miinusprojekt, sest et ta ei saagi olla plussis ja teda on vaja üldse selleks, et me ei oleks mingisugune ääremaa, et meil oleks ikka ühendus Euroopaga, mitte et me ei saaks sinna muud moodi. et nüüd hea asi on selles, kogu see Rail Baltica puhul on see, et tegelikult trumbid on kõik nii-öelda rahva käes, kõik on meie poolt nagu. no mitte kõik ei ole, me oleme saanud ikka paar seda ähvardust. ei, ma ei pea silmas seda, ma räägin asitõendid on meie poolel. jah, seda küll. eks ju, asitõendid on meie poolel. ja vaata, kokkuvõttes see on nagu kaardimaja või siis ütleme, nagu sa valele lüüksid jalad nagu. et ainus, mis nendel on, nende käes on see nii-öelda diktatuuri nupp või see, eks ju. et no jah,
ja seoses sellega siis kõik need Rail Balticu kaevanduste teemad, et see Terve Eesti Koostöökoda MTÜ kohtu case seoses Künka 4 kaevandusega Kohila vallas. endiselt ootame siis kohtult mingisugust otsust, vastust, mõtteid. Ähm, aga meile on kirjutanud teised inimesed, näiteks Türi vallas Kädva külas tahetakse teha ka uus karjäär. ja kuigi see on Rail Balticu trassist 50 kilomeetri kaugusel, siis seda kaevandust tahetakse teha just nimelt Rail Balticu jaoks. Mhm. et näete, jälle endal ajal oli õigus, kui ta ütles, et kuni 50 kilomeetri ulatuses hakatakse veel neid kaevandusi tegema, mitte ainult seal trassi kõrval. Ja arvestades, kui palju neid kaevandusi ja karjääre on seal Kohila vallas, et mina arvan päriselt, et nad tahavad üle Eesti teha kümneid, sest neil ei olegi võimalik seda ja teistpidi neil ei teha. olegi võimalik teistpidi seda teha, loomulikult. Ja vaata nüüd oluline case selle Rail Balticuga on see, et isegi kui see raha oleks olemas, siis kõik ehitada, muidu neil ei ole raha ka, eks ju. Aga isegi kui oleks, siis maavarasi ei ole niivõrd palju, et see ära teha. Et seal ju vaata Endel Oja ise tegigi selle uuringu või keegi teine, ma Mhm. võin nüüd sassi ajada, ühesõnaga uuringud on tehtud, et Eestis üldse seda pinnast on niivõrd vähe, et kui see teha Rail Baltica jaoks, siis ei saa mitte kunagi teha seda Via Baltica automaanteed valmis, Mhm. eks ju, see Tallinn-Riia maantee Mhm. ja nüüd neljarealiseks. just, ja samal ajal on ju, meil oli see minister Kuldar Leis, taristuminister, kes ütles jaanuari lõpus, et me ehitame 10 aastaga nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajaliseks. ta ütles seda jaanuari lõpus, kuigi juba tegelikult ju meil on teada see, et kui me tahame ehitada Rail Balticut, siis meil ei ole enam nii palju seda kaevandusmaterjali, et ehitada Pärnu või Tartu maanteed. tema ütleb, et me saame umbes kõik kolm teha. niimoodi, seda ta ütles jaanuari lõpus ja siis juba nädal aega hiljem, veebruari alguses ta ütles, et tegelikult see Pärnu maantee neljarealiseks ehitamine on olulisem kui Tartu. ongi muidugi, sest see kolonn, mis seal liigub, on mm. ebareaalne. Tartus on ju, Tartu maanteel on ju niimoodi, et Tallinnast ongi neljarealine kuhugile, kui -hmm. kaugelt on sinna Mäoni või? jah. kui iganes ta seal on. ja vaata selle aja peale juba pooled autod ära keeranud, et -hmm. sealt edasi, kuigi -hmm. seal on loomulikult seal Põltsamaa kandis on ka kohati tihe, jah. eks ju, aga see hullumaja möödas, aga see -hmm. Pärnu on see täiesti ebareaalne, see on väga hull, jah. et kui sul on see väiksema mootoriga auto, siis sa oled selle rekka taga kõik need -hmm. 135 kilomeetrit nagu. no ma tooksin välja paar asja, mis mul on nagu väga silma jäänud nüüd viimasel ajal, et jaanuaris oli eks ka seal Riigikogus üks selline koosolek selle Rail Balticu teemal, kus siis korruptsioonivastane Mhm. komisjon vist oli see, kus räägiti kõikidest nendest probleemidest seoses Rail Balticuga. ja siis huvitav on see, kuidas need pooldajad ikka raiuvad sellest, et jaa, aga et noh, seal on ju kõik need inimesed on ju kasvõi Kohilast ja Raplast ja kõik saavad nagu nüüd nii veel paremini sõita selle rongiga, on ju. kuigi kui sa vaatad neid rongipeatuseid nii Kohilas kui Raplas, siis nad on keskusest nii kaugel, et miks need inimesed peaksid eelistama seda rongi praegu olemasolevale rongile, kus sealt ei peatus on palju mugavamas kohas. sealt ei hakka praktiliselt mitte keegi sõitma nende peatuste pealt. et täitsa ajuvaba ja teine teema nüüd nende kaevandustega seoses on see, et see Künkaneli kaevandus ka, vaata, kohalikud kardavad, et see võib hakata mõjutama kaevuvett Mhm. ja Keskkonnaamet ei algatanud seda keskkonnamõju hindamist, sest nad ütlesid, et noh, et me nagu eeldame, et seal ei juhtu midagi hullu. Mhm. ja siis meile just kirjutas Hagudist üks inimene, kes elab seal kaevanduse kõrval, mida nüüd ka seoses Rail Balticuga on hakatud laiendama ja see on ju suurendama. eraldi kaevandus. see on eraldi, see on üks vana kaevandus, mida nüüd kasutatakse Rail Balticu jaoks ka ja sellepärast seda hakati laiendama nii Mhm. pikkusesse kui sügavusse. ja temal nüüd kaduski kaevuvesi ära ja kaevandusomanik ütles, et jaa, et me maksame nagu sul kinni selle. ja nüüd, kui ta valmis ehitas, siis lasi uue puurkaevu teha, siis kaevandusomanik ütleb, et ma ei maksa midagi, et anna kohtusse, kui tahad. see on täitsa ebareaalne. ja see on nagu nii rets näide, sellepärast et esiteks nende lepingute järgi kaevandustel on kohustus hüvitada inimestele, siis teha uus kaev, juhul kui midagi juhtub. aga siin on väga ilus pretsedent loodud, et nüüd kõik need teised kaevanduse omanikud, kes Rail Balticu jaoks kaevandavad, saavad öelda, aga näe, seal tehti niimoodi, me teeme ka nii, anna kohtusse, kui soovid. See on, vaata, see on nii rets, et vaata, need kaevandusfirmad teenivad kümneid miljoneid selle pealt. see, et sa mingi kaev nüüd 10 või maksimum 20 000 euro eest korda teha, no milles küsimus on?
ma arvan, et mõne kaevu saab võib-olla 5000 eest korda teha. mm. et see on üks väga suur müsteerium tegelikult, kasvõi see, teame Eestis küll ja küll poliitikuid, kes käivad armukestega kuskil spaades, eks ju. kas või Kalle Grünthal noh, et lasevad maksumaksjal kinni maksta. ja ma mõtlen, et see on niivõrd lihtne asi, mida ära nagu petta või no ära katta, ja et miks sul nad, nagu reaalselt nagu kaks ööd spaas, ma ei tea, 4 sotti, sa reaalselt ei saa seda oma palga eest maksta või? jah, et mis neil arus on nagu. Ja seesama vend, kes kuradi selle kaevandusega 10 miljonit teenib, ta ei või seda kaebuse ära parandada. See nagu on täielik nagu müstika nagu. miks sa pead olema selline M nagu, sa ei või olla normaalne inimene või? See on jah julm ja väga rets on see. igastahes Harri siin kirjutab, vandenõuteoreetikud rääkisid palju aastaid tagasi inimkaubandusest, siis olid nad lollakad, et sellist juttu ajasid, nüüd enam ei ole. Kindlasti nad arvavad endiselt, et me oleme lollakad. Et kui sa küsid nii-öelda tavalise NPC käest, et mis sa arvad nii-öelda meiesugustest, vahet ei ole, on siis telegramid või lamemaalased või mingid David Icke või kes iganes asjad. Mm. pärast kõiki neid paljastusi nad endiselt arvavad, et meiesugused on täis segi. ja, aga vaata, üks näide sellest, meie see Level Up on ju Telegrami kursus, kellega me ikka iga nädal kohtume, tegeleme siis. meil on hea, me tegime eelmine aasta selle Kõik, mis sa pead teadma väljakutse. Mm. sellest koondus edasi, ühed tüübid läks kogu aeg edasi, edasi, edasi ja koondus niisugune väike grupp, millega me siiamaani nagu. kohtume iga nädal ja siis seal just üks inimene rääkis, kuidas tema poeg, kes alati nagu ütles ja sina oma Telegramiga, sina oma Telegramiga ja siis viimati, kui rääkis, siis oma pojaga, siis poeg ütles, tead. ma nüüd vaatan neid Epsteini faili ja sul on kogu aeg olnud õigus. mm, jah, no aga võtame mingid muud asjad selles suhtes, et no nii-öelda koroonad ja nii edasi ja. koroonad ja kõik need Ukrainad, meil on tegelikult algusest peale olnud kõiges õigus, aga ja seal ongi see, et kui aastaid hiljem see peavool jõuab järgi kogu sellele asjale, ega siis keegi ei vabanda või keegi ei ütle, et näed, neil oli õigus, see ei huvita kedagi nagu. ja see on jõhker. kuule, mul oli veel üks märge, nii ma tahtsin, räägi mulle, mis värk seal Iirimaa koolides on, mingi huvitav asi. nojah, kooliga seoses me siin ikka vahel arutame mingisuguseid kooliteemasid. ja siis Iirimaal on olemas sellised asjad nagu demokraatlikud koolid või vabakoolid, kusjuures huvitaval kombel need on ka Iisraelis väga populaarsed. aga demokraatlikus koolis siis on niimoodi, et laps saab ise valida, mida ta õpib. ja see on seal lausa nagu lubatud sellised vabad õppekavad. et laps õpibki ainult seda, mida ta tahab. koolid on hästi erinevad selles mõttes, et mõni kool on selline, et seal ei olegi mingisugust nii-öelda tunniplaani, et ongi lihtsalt olemas laste jaoks õpetajad, kes õpetavad neile seda, mida nad tahavad, kui lapsed tahavad ka mängida, siis nad loovad need võimalused. ja siis on sellised koolid, kus on olemas nii-öelda mingisugused töötoad, iga hommik lähed kooli või nädala alguses ja siis valid ära, millistes sa tahad osaleda sellel nädalal. ja need lapsed on nagu mega avatud ja targad ja nad pärast seda saavad ka ülikoolidesse sisse. ja nad lihtsalt ongi nagu sellised nii-öelda oma ala spetsialistid, sest et nad keskenduvad nendele ainetele, mis neid reaalselt huvitavad ja milles nad on tugevad. et väga äge on seda näha või võrrelda Eesti koolisüsteemiga siis, kus on näiteks koduõpe sellest aastast ju tehtud hoopis teistsuguseks, et kui varem koduõppeõpilased pidid vastama 2 korda aastas enamasti, siis nüüd nad peavad vastama iga kuu. oota, see on hea või halb? no rohkem kontrolli. eks sa võid selle iseenda jaoks nagu mõelda selgeks, et mõnes mõttes lihtne vaata, teed iga kuu mingi asja ära, siis ei ole nagu 2 korda aastas mingit sellist väga suure materjali vastamist. ma arvan, et see iga kuu tegelikult on lihtsam. jah, see ongi lihtsalt nagu, kuidas sa seda võtad, on ju. aga teine asi näiteks, mis Eestis on ju alates sellest aastast või eelmisest juba, et varem sa võisid koolikohustuse jätta pärast 9. klassi. nüüd sul on kohustuslik teha 12 klassi. ei ole. on. jah, nüüd on kohustuslik teha 12 klassi ja see on tekitanud juba väga suuri probleeme, sest et esiteks ei ole nii palju kohtigi aga mis see keskkoolides, point aga on? no sellepärast, et siis justkui, et siis inimesed, et siis õpilased ei lähe halvale teele või midagi. oota, aga vanasti oli nii, et ma sain minna kutsekooli vaata pärast põhikooli. Mm -hmm. nüüd ei saa sinna minna.
Äh, kas kutsekoolis on niimoodi, et ma õpin seda, mis iganes, mingi kokaks ja samal ajal see matemaatika kõrval või? ei ole ju, sa tahadki õppida kokaks või ehitajaks ei, või sul midagi. on nagu need keskkooliained ka seal. aga vanasti ei olnud ju. no kuidas sa tahtsid, sa võisid koos sellega lõpetada keskkooli ka ära. ei, enamasti ma seal lihtsalt on, üritan aru saada, kas nüüd on nii, et ma käin 12 aastat selles idioodi laudas ja siis lähen ehituskooli või? ei no tavaliselt inimesed, kes lähevad kutsekooli, nad lähevad juba keskkooli sinna. jaa, aga seal on kõik need keemia ja kõik asjad sees või? ma ei tea, mis hetkel ma no seda ala siis õpin seal kutsekoolis. ei no sa õpidki segamini. ja et ma saan siis nagu jah, natuke jah, seda muud jah, jama jah, peale ja. jah, jah. okei, kokkuvõttes niimoodi, et kõik, kellel on lapsed, mina isiklikult arvan, et lastel tuleks õpetada selgeks lugemine, kirjutamine ja baasmatemaatika ja kõik ülejäänud tunnid on täiesti mõttetud. nii Edasin kommenteerib, et Eestis Tallinnas on ka demokraatlik kool olemas ja Tallinnas on ja on veel mõned sellised väiksemad koolid, aga Eestis on siiski nii, et iga kool peab ka läbi võtma selle õppekava, mis on kohustuslik. aga Iirimaal seda ei ole. Mhm. et kui sa ei taha, siis sa ei pea õppima matemaatikat, kui sa ei taha, siis sa ei pea tegema seda, teist, kolmandat. Evelin ütleb, valik kas kutsekas või gümnaasium, jah, loomulikult, aga varem oli niimoodi, et kui sa ei tahtnud edasi õppida, siis sa ei pidanud, aga nüüd on kohustuslik. ma arvan, et sellest ei tule midagi head nagu. ma mäletan, kui meil oli see, kui meil see põhikool oli, siis need mõned tüübid seal põhikoolis olid reaalselt nagu lollid kui lauajalad nagu. Mhm, see, et nad selle põhikooli üldse, et nad selle läbi said, oli sellepärast, et õpetaja pani selle 3 ära, sest ta lihtsalt ei jaksanud nendega rohkem mhm, olla. Need mhm. olid täiesti piirikud nagu. jah, ja nüüd need inimesed on kohustatud käima keskkoolis ka. ja väga palju on sellele tähelepanu juhitud, et need inimesed, kes ei taha seal käia, nad ju tõmbavad terve klassi alla. sest et neid, kes seal tahavad käia, siis need noh, et see on päris rets. ma tean nagu inimesi, kes ei ole üldse, kes ei olegi lollid ja kes on tegelikult väga edukad ja juhivad firmasid, kes ei ole lõpetanud keskkooli. ei muidugi, oota, aga kui ja, kaua ja seal, kui ma saan 18, siis ma võin öelda, et käige nahku ja ma rohkem ei tule. jah, ma jah. mõtlen, et seal on ju niimoodi, et mõni, ma mäletan, mõni oli mitu korda istuma jäänud, kui 9. klass oli, ta oli juba siis mingi 17 või Mhm, sihuke ju. mhm. ei no vanasti oligi, et 17-aastaseks saamiseni või põhihariduse omandamiseni, aga nüüd on kuni 18-aastaseks saamine või gümnaasiumihariduse omandamiseni. ma mäletan, see oli mingi 7. klass või sihuke, kui oli niimoodi, et meile toodi nagu see, meie läksime 7. ja siis mingi istuja jäänud, kes oli 2 või 3 aastat istuma jäänud, see reaalselt tundus nagu poole suurem, ta oli mingi habeli ees või sihuke nagu suur põkk, meil pooltel polnud isegi häälemuret veel, meil hoiti Mhm, siukseid tüüpe seal sees nagu. mhm, kõik vaatasid, what the fuck, miks see vend siin on, see vennal endal oli ka imelik nagu. ja kõik need, kes need olid, need suured mingid kuradi kalbassid, kes seal olid nagu istuma jäetud, ega keegi neid tundides sisuliselt ei käinud seal, noh, ega ta midagi mhm, ei õppinud segas, see ei tulnud mitte kellelegi kasuks, reaalselt mitte mhm, kellelegi. mhm. et selles suhtes, et kui koolid oleks ilma hinneteta, siis võib-olla veel kuidagimoodi saaks need 12 klassi nagu ära venitada. ja et aga miks sa pead venitama seda, miks sa ei võiks nagu teha midagi kasulikku ei, loomulikult, ja see on täiesti nagu. mõttetu, aga mis ma mõtlen, et kui seal hindeid ei oleks, siis see võib-olla kuidagi veel nagu selle saaks nagu ära teha, aga niimoodi, kus sa, noh, teades, kuidas seal mingi seltskond, kes ei olegi võimelised käima seal, kuidas nad mõtlevad seda nagu teha, see on täiesti ebareaalne. ei tea, see on nii imelik, kuidas nagu mingeid asju justkui nagu uuendatakse hariduse vallas ja siis mingites asjades on nii rets tagasilangus, et noh, halb hakkab. aga okei okay. kuule, meil on siin 2 raamatut ka letis. Manni raamat, miks me seda näitame, on see, kus see on et Mann pani eile üles video siis, kus sa oled selle Anuga saates või? Mhm. jaa, et vaadake seda toredat intervjuud ja siis meil on hetkel kampaania käimas. ja see on üks väga äge raamat. Million Mindset kirjastus on välja andnud. seadista oma aju ümber ja tervene. ja kusjuures hästi huvitav on see, kuidas viimase aasta-aja jooksul meieni on jõudnud väga palju erinevaid kanaleid, kes räägivad sellist sarnast infot, nagu meie oma seal väljakutses. ja siin raamatus on ka see ja jälle nagu oma nurga alt on ju, et see on siis üks 4 lapse ema, ettevõtja, kes oma füüsilised hädad siis tervendas ära sellega, et ta muutis oma mõtlemist. ja siin on lihtsalt nii lahedad peatükid, kihvtid asjad välja toodud, et ma varsti panen
need Telegrami lehele ka üles siit mõned katkendid. et väga-väga-väga äge raamat, iga inimene võiks seda lugeda, sest et kui sa tahad muuta seda maailma natuke paremaks paigaks, siis alusta iseendast ja see raamat kindlasti aitab sul olla iseendaga palju paremas kohas. Mhm. ükskõik, mis kohas sa siis oma eluga oled. me kõik aeg-ajalt ka lihtsalt kordamine on tarkuse ema, aga siin on tõesti vahvaid asju välja toodud, mis olid ka endale selliseks ahaa-momendiks. Mm, ma teen selle kohta eraldi video selle raamatu kohta, kus ma natuke räägin sellest pikemalt. ja ma soovin, et minuga võtaks ühendust inimesed, kelle kodukantidesse tahetakse ka neid karjääre rajada. et me teame, seal Kohila piirkonnas on jah, Kohila piirkonnas on umbes 4-5 karjääri ehituses või rajamisplaanis, kaasa arvatud üks uus, mis see oli? isegi natuke rohkem, aga no ütleme nii, et neid, kus on hästi aktiivne vastutöö käib, neid karjääre on võib-olla 3. ja aga vaata see, mis nad tahavad sinna ei, Hagerisse, Hagerisse teha Hagerisse, ühte uut megakolossaalset karjääri. seal juba on üks karjäär, nad tahavad teha juurde, palju see, mitu hektarit seal oli? Ma ei mäleta. see oli väga suur, see oli mingi 30 hektarit või? ei, sadades oli ikka. oli jah? ja, tohutu oli nagu. no ma ei tea. et see, eks ju siis, mis seal oli, see Türi vallas, millest me ennem rääkisime, ning kindlasti on veel seal Kesk-Eestis veel Pärnu suunas neid karjääre peab tulema palju-palju, et ma jah, kõik, kelle kodukanti neid tahetakse rajada, palun võtke minuga ühendust, me peame välja mõtlema kuidagimoodi, kuidas ühendada need jõud. Ja sama käib ka kõikide nende tuulikute ja kõik see muu hunnia, mis nad siin, kogu see asi on nii lappes, et me peame kuidagi jõud koondama ja neile vastu minema, ma täpselt ei tea, kuidas seda teha. me alustasime selle petitsiooniga, ma lähen varsti sinna Riigikokku natuke seal, ma panen ka pintsaku selga. kus ta on, voodi all, kus kohas see on, pean otsima. et kaamin juuksed ära ja lähen seal, räägin juttu, seal on kõik need pooled on koroonaterroristid, kellega ma seal kokku saan ja. nojah, see läks arvutuseks majanduskomisjonis, ma vaatasin, kes seal kõik olid majanduskomisjoni liikmed seal. Nad ei tea majandusest mitte midagi ju. üks oli see Maarjo kirstutootjatel saab varsti materjal otsa, Kadastik. mis ta süüdnimi oli? Pumbastik. Pumbastik, ja. okei, tänud vaatamast. saate Lumioravat võita, kui jagate seda oma Facebooki saates, kes seal ajajoonel ja need raamatud on siis kes liitub Telegramiga, saab terve selle raamatu. et kes liitub Telegramiga, saab siis endale selle kinnituseks. selle väga-väga hea raamatu. ning kes tahab Manni raamatut, siis sellega saab pühenduse. autogrammi. ja kes niisama soovib seda, kellel on juba tellimus olemas, aga on sellest raamatust huvitatud, siis kirjastus Million Mindset on siis nende lehelt saab seda osta Telegrami lugeja soodushinnaga. ja kohe ütlen selle koodi, kood oli Telegram ja 10% odavamalt. Nonii. aitäh, et vaatasite ja minge õue, hästi ilus on. ilus ilm on hea. Tšau.